see vaikus oli hullem kui karjumine. Ta ütles mulle, ma annan sulle ühe võimaluse veel. Mis on kõige hullem asi, mis oma vanematele teinud oled? Ma alustan. Oli aeg, kui internetis käis 1000 degree knife challenge, kus inimesed võtsid noa, kuumutasid selle punaselt hõõguvaks ja lõikasid igasuguseid asju. 15-aastane mina tahtis muidugi proovida. Nii et ma võtsin köögist noa, kuumutasin selle leeklambiga hõõguvalt punaseks ja filmisin klassi chati. Aga mida ma ei teadnud, oli see, et see polnud lihtsalt üks nuga. See oli mu isa Jaapani kokanuga, mis ta oli 20 aastat tagasi ostnud ülikoolis oma viimaste rahade eest. Tema jaoks oli see mälestus noorusest, mitte lihtsalt üks tööriist. Kui ta tuli koju ja nägi seda mustaks kõrbenud nuga, oli ta lihtsalt vait ja vaatas. See vaikus oli hullem kui karjumine. Siis ta küsis, Aston, mis sa sellega tegid? Mu süda hakkas põksuma ja aju jooksis 1000 kilomeetrit tunnis. Ma vastasin, see kukkus rösteri, siis kui ma saia tegin ja ta ütles mulle, ma annan sulle ühe võimaluse veel. Ma valetasin uuesti. Sel hetkel sain aru, et ma polnud rikkunud ainult ühte nuga, vaid oma isa usalduse. Ja see oli midagi, mis ma leeklambiga parandada ei saanud. Kui nüüd mulle uued noad saadeti, isa küsis, neid röstrisse ei panegi või? Ja naeris. Tean nüüd, kui tähtis on oma asjade eest hoolt kanda. Nende nugadega tahan ma alustada uut peatükki, kus ma lõpuks tean, kuidas nendega õigesti käituda. Tallinn Cutlery saatis mulle noad, mis ainult ei lõika hästi, vaid tuletavad mulle iga kord meelde, kui palju austust väärib üks hea tööriist.